Streamgrow.ee on see, kuidas saada rohkem kontakte. Konverteerumine ja mis see teine pealkirjatükk on? No iva on selles, et ma peamiselt ikkagi räägin sellest, kuidas saada tänases päevas endale kontakte. Ja kuidas neid konverteerida kasutajateks? No põhimõtteliselt küll, jah. Okei, lava sulle, palun. Hakkame pihta. Et slaidid tulevad ka mingi hetk, nagu umbes kohe. Ja siis on meil siin, see on siis üks tähtis kass, kes elab kuskil Soomaal. Ja selles mõttes mul ennem oli selline siuke pilt sellel avaslaidil ja siis meil oli hästi niuke e-maili värk ja siis ma mõtlesin, kass sobib siia paremini. Aga see selleks, et nii, kuidas rohkem kontakte saada, ehk siis millise moega saada enda see meiliaadress kätte, see esmane kontakt kätte, sellepärast, et see esimene kontakt on see tükk, mida meil on vaja selleks, et mis iganes edasist turundust teha. Ja seal on siis see, et mõned võtted töötavad, mõned ei tööta ja ma olen üritanud täna siis kokku suruda need asjad, mis hetkel kasutades erinevaid tehnikaid, erinevaid võtteid, mis võiks nagu kõige kiiremini ja kõige suurema mahuga sul kontakte sisse tuua, ehk meiliaadresse anda. Nii, ja siis kõigepealt need teemad on siis see, et kuidas hea ROI ja madala ajakuluga teemat või siis kontakte sisse tuua. See tähendab seda, et me tahame, et meil ei kuluks mingi 1 000 000 raha selle peale, et me need kontaktid kätte saame ja teine asi on see, et ma olen kuulnud, kõik inimesed tahavad kõike kohe saada, eks ole, et kohe on vaja kõik asjad saada, siis kuidas kiiresti kontakte saada. Natukene ma näitan 2 asja, mida mõõta. Ehk siis Google Analyticsi poole peal on niimoodi, et seal on mingi must 1 000 000 raportit, mida keegi nagu nii aru ei saa, aga siis on 2 asja, mis peavad olema tehtud. Kui sul need 2 asja ei ole tehtud, siis sa teed valesti. Lihtsalt mitte, et natuke valesti või võiks paremini, see on lihtsalt valesti ja õigesti, 2 meetodit. Et siis ma näitan need slaidid ära ja siis lõpus siis kas osta teenust või teha ise. Muidugi ostke teenust, mul on arvet vaja kirjutada ja värk-särk, aga tegelikult ma nii ei arva. Sellest siis räägi veel lõpus. Ja siis natuke sellest ka, et mis pilt see on, et siin on, kui me meilist räägime, siis meil on hämmastaval kombel uus oluline kanal või tähendab, ta pole kunagi vähe oluline olnud, lihtsalt enamus inimesi tihti on ignoreerinud meili, sest seal on vaja kõigepealt tööd teha, et saada meililist ja siis teha tööd, et saada tulemusi. Et vahepeal oli tunne, et lähed teed Facebooki lehe ja siis on tulemused kohe, eks ole. Nüüd tuleb välja, et kurat, ei olegi päris nii, eks ole. Et siis lihtsalt see pilt, kui ma seda pilti tegin, siis mul samal ajal mingi jama. Ja siis pärast seda, kui ma selle pildi ära tegin, siis ma klaarisin seda jama e-mailis, eks ole. Et meil on tegelikult ka igal pool, et see on siis kuskil Prantsusmaa, Itaalia piiril kuskil Pauderis müttamine. Aga siis selle teine slaidi mõte on see, et ma pikka juttu sellest ei tee, et kes ma olen ja nii edasi, et kui keegi tahab, siis vaadake, otsige internetis, kirjutage Priit Kallas, seal kindlasti leiab midagi selle kohta. Neid on 6 tükki kokku, nii et seetõttu peate nagu, ma ei müü iglusaunu, ma ei tegele kinnisvaraga, ma ei ole olnud Tallinna börsi IT-juht ja siis igased sellised asjad on, mida ma ei ole olnud. Peamiselt ma olen 22 aastat turundusega tegelenud ja 24 aastat business-to-business müügiga. Nii et nii palju siis niisugust egotrippi siia. Ja siis hakkame pihta. Esimene asi, et meil siin Zuckerberg teatavasti paar nädalat tagasi ütles, et nüüd on kõik selle värgiga, et paneme corporate post'id, mis nii-öelda orgaaniliselt levivad, paneme need kinni ja siis, et ainult raha ees saab. Ja kusjuures see ei ole veel täna juhtunud, eks ole, et see teoreetiliselt nüüd mingi aeg juhtub, aga ütleme, see orgaaniline reach oli nagu nii madalal, et ega sealt väga palju madalamale ei saagi minna, eks ole. Aga anname Facebookil raha ja Facebook annab meile asju vastu, see on nagu äge. Ja siis üks meetod, mida ma soovitan võib-olla kasutada, on lead ads. Kes kasutab lead ads'e? 1, 2 inimest. Kes kasvatab mailing listi? Tahab kasvatada mailing listi? 2 inimest, okei. Siis ma ei lugenud, mis see teema see tänasel päeval oli, ma ei tea, aga et siis, et kui sa juhuslikult tahad kasvatada oma maililisti, siis
lead ads võiks olla nagu üks jube hea asi, sellepärast et sa saad nagu suhteliselt odava raha eest osta endale nähtavust Facebookis, eks ole, ja siis paned lead adsid käima. Ja lead ads on siis see, kus sa Facebooki kasutajale näitad ühte vormi, mis on eeltäidetud, ta on Facebooki keskkonnas, ta on eeltäidetud nende andmetega, mis kasutajal seal juba on. Noh, näiteks on ta nimi seal, ta meiliaadress, ta telefoninumber, me võime ta linna ja riiki küsida ja mingid muid asju. Ühesõnaga, kõik andmed, mis ta on Facebookile andnud, neid saab sealt küsida niimoodi, et need on eeltäidetud sinna vormi. Loomulikult see ei tähenda seda, et me peaks talt kõik andmed küsima, aga kui me võtame talt meiliaadressi ja nime, siis listi kasvatamise mõttes võiks see nagu päris hea mõte olla. Me võime seal veel paar checkboxi juurde panna, kas sind huvitab see asi või teine asi, et pärast oma listi segmentida, eks ole. Aga välja näeb ta siis umbes selline, et kõigepealt näidatakse täitsa tavalist Facebooki reklaami ja selle klikkimisel siis avaneb inimesel see eeltäidetud vorm. Olgu ta siis Facebookis arvutis või olgu ta sul selles Facebooki äpis, aga samamoodi need töötavad ka siis Instas. Ehk siis kui sa reklaam jookseb Instagramis, siis see lead ad töötab ka siis Instagramis. Ja nüüd talle tuleb plaksti see vorm ette, see on täidetud, seal on kirjutatud Priit Kallas ja meiliaadress ja anna minna. Ja siis, kui ma tahan, ma võin seal nimeks kirjutada Karu Jõmm, et selles mõttes ma saan neid andmeid muuta, aga valdavalt on need mu oma kontoandmetega täidetud. Et noh, seal eriti probleeme nagu ei ole, on küll mõned inimesed, kes on oma Facebooki nimeks pannud, olen jah see mees või midagi taolist, et ta võib-olla tahab seda muuta, aga ju ta ei ole ka väga varmas oma nime välja andma. Aga siis on inimesel võimalik vajutada nii-öelda okei nuppu ja kui ta on selle ära vajutanud, siis sul on need andmed käes, eks ole. Ja siis kuvatakse talle nii-öelda thank you leht, kus ta saab vajutada, et mine vaata seda lehte lähemalt. Ja siis see näeb välja selline, et seal taga on reklaam, ma klikkisin seda reklaami, kui see reklaam lahti tuli, siis mul oli see, et milliste reklaamide tulemuslikkust tahad parandada, see on nüüd minu tehtud nii-öelda custom küsimus ja siis täidetud on ta mu meiliaadressi ja nimega. Nüüd kui ma vajutan siit submit nuppu, eks ole, siis läheb ta sellisele lehele. Pum, you are all set, ja nüüd ma võin siin vajutada close'i või siis ma võin vajutada view website, eks ole. Et siis kui ma vajutan view website, siis selle website'i lingi, mis ma sinna panen, see võib olla sul mingi kampaanialeht või mingi sooduspakkumine või mingi selline info, kuhu sa tahad, et ta järgmise sammu edasi teeks, eks ole. Ja nii palju, kui ma ikkagi tahaks seda, et see oleks minu välja mõeldud, see äge idee, see mõttes töötab juba hästi, siis ma esimest korda nägin seda, et Prike tegi ühte kampaaniat, mis siis reklaam ütles, et tule osale ka mingis tarbijamängus, anname auhinnaks reisi Toskaanasse. No Toskaana on niisugune koht, kuhu ma olen täitsa vabalt nõus minema. Ja siis ma mõtlesin, et kuigi ma enamasti tarbijamängudes ei osale, siis see oli minu jaoks nagu asjalik auhind. Vajutasin seda nuppu ja siis ma esimest korda elus nägin nagu toimivat lead ad'i. Ja sealt võetigi mu meiliaadress, telefoninumber ja nimi ja siis, kui ma olin sellel Täname lehele jõudnud, kui ma siia vajutasin, siis viidi mind Prike veebis olevale kampaania lehele, kus öeldi, juba äge tingimused, mis värgid ja osta veini ja joo ennast täis või mingi siuke tekst oli seal, mida ma enam päris täpselt ei mäleta. Aga siis mobiilis on ta ka, et vaata mobiilis on kohati jube masendavalt raske igasuguseid asju sisse toksida. Ma kirjutan absoluutselt, ma kirjutan nagu nii halvasti, aga mobiilis ma kirjutan ikka topelt halvasti nagu selles suhtes, et ma ikka, need kõrvuti klahvid lähevad nagu igal 10. juhul tõenäoliselt. Ja seetõttu on nagu mobiilis väga-väga hästi töötav, et siin on jälle üks teist, mille ma ise kunagi jooksutasin lihtsalt niimoodi oma mailing listi kasvatamiseks. Ja siis, mis siin on siis see, et siin kõik värgid on inglis keeles, see tuleneb sellest, et mul on arvuti inglis keeles ja telefon inglis keeles. Et ta muidugi kuvatakse ikkagi selles keeles, mis see kasutaja seade parasjagu on, eks ole. Aga see on mu enda näide. Siin on üks CRM, kui ma otsisin mingi aeg, mõtlesin, et äkki võtaks ühe CRM-i kasutusele ja siis, kui ma neid läbi käisin, siis igased tegelased panid mulle neid remarketing lipukesi külge, eks ole.
ole. Ja siis ma nägin, et see on konkreetselt nüüd screenshot Instast, eks ole. Et Instast tuli mulle, kuule, sa vaatasid hiljuti meie ägedat seda demo, et kas sa nüüd tahaksid äkki lisainfot saada, anna meile andmed. Et see on nagu väga toimiv vahend. Ja no see on see, kuidas see Täname leht näeb välja siis mobiilis, eks ole. Et arvutis nägi ta siis selline välja ja mobiilis näeb ta selline välja, nagu siin see viimane slaid on. Nii, nüüd, mis veel? Et see on üks asi, mida selle ära tegemine, et niimoodi listi kasvatada, see võtab aega nagu 22 minutit või natuke vähem, sellepärast, et sa lihtsalt klõbad, sa võid mingit vana reklaami kasutada või mingit postitust kasutada lihtsalt selleks bänneri pinnaks, mille klikitakse ja siis tood välja lihtsa vormi ja sealt saad juba inimese kätte. Et mingit niisugust kiiremat ja väiksemat tehnoloogilist teadmist vajavat meetodit ma isegi ei tea. See, kuidas saada listi suuremaks täna. Nii, nüüd natukeseks klassikat ka, et meili pop-upid, et ilmselt kõik inimesi on närvi ajanud igased pop-upid, mis hüppavad sul ekraani peale, kui sul hakkad oma ägedat sisu lugema. Ja siis sellega on nagu see, et üks hästi huvitav asi, mis ma just hiljuti avastasin. Kust ma ta avastasin, on sellises kohast nagu backlinko.com. Seal on selline tüüp nagu Brian Dean, keda me kunagi tõime Eestisse esinema. Huvitaval kombel ükski eestlane tahtnud teda esinemisest kuulata, aga selles mõttes ta on maailma kõige kõvem SEO mees. Aga siis, mis ta mulle siis õpetas? Ta õpetas mulle niisuguse asja, et see küsitluselaadne pop-up, eks ole. Et kui sa lähed sinna lehele, sul tuleb sinna nurka välja, mis ei kata sul teksti ära, et see nagu ei aja inimest nagu koheselt nagu närvi. Ja siin nagu, ta jätab sellise mulje, et tegemist on nagu niisuguse website küsitlusega, aga siin on siis tahan, juba olen, ei taha, eks ole. Ja siis, kui seda vajutad, siis ta töötab niimoodi. Nüüd läks veits üle. Et siis see on üks meetod, mida ma ise plaanin täitsa rakendada, selles suhtes ma avastasin selle enda jaoks umbes nagu 6 päeva tagasi, et siis pole jõudnud veel ära rakendada, aga see tundub, et see võiks olla selline, mis toob inimesed kaasa seda meiliaadressi mulle andma, eks ole. Nii, mis veel? No siis on selline asi. Tuled sina veebilehele, see on väga hea veebileht, seal tasub käia, see on igast huvitavat infot, ja siis järsku tuleb selline asi, pumm, eks. See on see, mis nagu kõige rohkem närvi ajab, see on nagu kõige närvi ajavam meetod meiliaadressite kogumiseks. Ja siis ma ei kasutanud seda aastaid. Ma teadsin, et see töötab ja ma aastaid ei kasutanud, sellepärast ma tundsin ennast kuidagi halvasti, et ma inimesi närvi ajan. Ja siis ma mõtlesin, no okei, katsetame. Ja panin endal selle jooksma. Ja kui te dreamgrow.com saiti lähete, siis te saate sellega vastu nägu platsti kohe. Siis ajab närvi. Aga mis ma siis teada sain, kui ma seda kasutusele võtsin? Ma võtsin selle kasutusele kuskil novembri alguses umbes. Number 1 oli see, et ma hakkasin vaatama, kes mul siis liituvad selle uudiskirjaga. fuckyou@gmail.com näiteks oli üks. Ja siis mõned veel sellised, vennad võib-olla ka olid seal. Ja siis ma mõtlesin, no okei, kui inimene tuleb mul veebilehele, eks ole, ta on näinud nii palju sisu, ta ei ole nagu põhimõtteliselt mitte midagi näinud, sisu on seal kuskil all, eks ole. Ja siis, et ma annan endale aru, et ma küsin valel ajal seda, et ei ole mõtet küsida inimeste käest asja, mida nad sul anda ei taha, eks ole. Aga kuna ma nägin neid numbreid, et palju neid tegelikult neid päris õigeid liitujaid oli, siis numbrid olid nagu massiivselt ägedad. Ja siis oligi see, et ma mõtlesin niimoodi, et okei, aga teeme nii, et kõigepealt tuvastame, et ta on huviline. Et kuidas ma seda siis teen? Seda ma otsustasin teha niimoodi, et ma näitan pop-upi nendele, kes vaatavad veebis teist lehte. Ehk siis ta tuli ühele lehele, oli sellel mingi aeg ja siis läks teisele lehele. Sellelt ma eeldan, et ilmselt mingi huvi on. Et see on muidugi oluliselt väiksem protsent kui kogu see minu veebilehe külastatavus, aga ma näitan siis seda pop-upi teisel lehel olevale inimesele, aga miks ma seda ikkagi teen ja miks ma seda üldse kinni ei pane, siis need numbrid on nagu kosmiliselt vinged. Et see on see koht, kus ma seda asja endale ellu rakendasin, siin on
esmane liitumise protsent ja siin on see, mis ta oli pärast seda, kui ma inimesi hakkasin vastu nägu taguma selle lätakaga, eks ole. Ja noh, siin on näha ka, et võta algusest oli hästi kõrge, sest alguses ma panin see, et oli kohe esimesel nagu enam-vähem. Sait tuli ette, mingi 20 sekundine delay ja siis tuli see lätaks ette, et siis see oli natuke kõrgem, pärast läks natuke madalamaks, aga iva siis selles, et igal juhul soovitan seda kasutada. Sa pead seal ka lubama mingit väärtust ja ta peaks ennast hästi tundma, kui ta seda lõppkokkuvõttes annab sulle. Aga mõned inimesed ajavad nii ehk närvi, et selles ei saa selle vastu kuidagi. No selles mõttes, et see vahend, mida ma ise kasutan, on selline asi nagu sumo.com, ja siis sumo.com, see tarkvara ise peaks nagu kuki panema vastavalt sellele, mul on endal seadetes seadistatud nii, et siit küll ei paista, aga siin on see kinnipanemise rist, et arvutiekraanil paistab nagu välja ka, et ma ei ürita neid nagu, et nad ei leiaks seda üles, see ei ole see mõte, et see tarkvara peaks nagu kuki abil aru saama, et ta pani selle kinni ja rohkem ei näita. Et ma tegelikult olen sinna pannud vist mingi 30-päevase delay või midagi taolist, eks ole. Aga tarkvaradega on alati tead mingid väikest jamad ja siis ta ikkagi, ma ise, kuna ma ju töötan oma saidiga iga päev, eks ole, siis ma ise ikka tihti näen seda pop-upi või nagu ei peaks nägema, aga ikkagi näen. Et noh, ma võtan seda kui nagu elu paratamatust, et üldiselt ma tahan, et nad ei näeks, kui ta on selle kinni pannud, ütleb ei, fuck you at gmail.com, siis okei, I get it, sest eriti nõme on ju veel see, kui ma nüüd, oletame, ta paneb kinni, ei liitu ja paneb kinni, eks ole. Ja siis ma tahan talle näidata. Pagan, sa loed siin mu sisu, kui sa mulle oma meiliaadressi ei anna. See on nagu normaalne suhtumine. Aga kui ta nüüd liitub ja ma siis talle järgmine päev uuesti seda näitan, see on ikka nagu ekstra level, eks ole. Et sellise asju tuleb ka ette. Aga elu on selline, nagu ta on ja ütleme tõenäoliselt see sumo.com-i tehtud see vigur on tõenäoliselt kõige laialdasemalt kasutusele olev vahend. Aga on ka teisi, et ei pea kindlasti seda kasutama ja nagu mul siin eelmise näite peal oli, eks ole, et ta võib olla ka tagasihoidlikum, ta võib olla, me ise arendasime Dreamgrow's kunagi sellise asja nagu scroll trigger box, mille mõte oli siis see, et me jälgisime läbi mingite hiireklikkide või scrollimise sügavuse niimoodi, et oletasime, et see võiks viidata huvile. Ja siis selle järgi panime selle boksi ette. Selle tarkvara me müüsime Sumole maha pärast. aga et see on ka väga okei mõte. Aga ütleme nii, et kui me võtame nüüd selline lihtsalt tavaline pop-up nurgas versus siis suur welcome mat, nagu seda nimetatakse, eks ole, siis see 3 korda minimaalselt see vahe, eks ole. Ja siin on näha ka, et mul need numbrid lähevad siin lõpus ülespoole, ma pärast räägin natuke sellest ka, miks nad ülespoole lähevad. Nii palju siis, kuidas inimesi ärritada, aga lõppkokkuvõttes enamus meist ei tee veebilehti selleks, et nagu pole midagi muud ajaga peale hakata, eks ole, et me teeme ikkagi seda mingil ärilisel eesmärgil ja üks äriliselt või turunduslikus mõttes see meiliaadressi kättesaamine on kõige suurem asi, mida sa saada võid, eks ole, et enne seda, kui sa inimestele juba midagi müüd. Nii et selles suhtes ma arvan, et teeme südame kõvaks ja kiusame inimesi edasi. Nii. See võib olla natuke triviaalne, aga ma arvan, et see vajab igal juhul märkimist, äramärkimist, et meil igas kampaanias, et ta võiks olla selline ükskõik, mida sa teed. Kui sul on kontakt tarbijaga, siis proovid alt mingid andmed kätte saada, ilmselt täna eelistatud andmed, mida kätte saada, meiliaadress, eks ole. See, et mine liitu meie Facebooki lehega, see vist ei ole nagu täna väga hea mõte enam, vähemalt see on minu arvates niimoodi, et siis point on selles, et kui sul on meiliaadress käes, siis nii kaua, kui ta sul unsubscribe ei tee sellele, eks ole, nii kaua on see kontakt sul otse suheldav. Sa saad saata talle iga päev meili, kui tahad, või kui tahad saada korra kuus või saadad, millal saadad, aga see on sinu oma. Et Facebookis seda võimalust meil näiteks ei ole, ega ühegi muu kanaliga ei ole, sest et loom tuli, tere loom. Mul on koera lõhtkirja küljes, talle ilmselt meeldib see.
ehk siis, kus iganes sa kliendiga suhtled, küsi meili, iga jumala kord selles suhtes, et võib-olla ta juba ühes kohas liitus ära, aga kuskil nagu fallback, ehk siis nagu, et see viimane võimalus tal kontakti kätte saada, et see võiks olla siis, et proovime, pane ennast kirja, saada huvitavat infot, häid pakkumisi, mida iganes, eks ole. Siis tarbijamängud. See siin on, see on mitu aastat tagasi tehtud, aga see on mu kõigi aegade kõige paremini välja tulnud tarbijamäng, kus me saime mingi hirmsa hunniku meiliaadressi, telefoninumbreid ja värke tarbija käest kätte sellise rahaga, et see ühe kontakti saamine maksis meile mingi suurusjärgus 30 senti või midagi taolist. Et tänapäeval sa ei saa tihti bänneri klikki ka 30 sendiga kätte, et selles suhtes oli see väga-väga edukas kampaania, aga edukate kampaaniate puhul on enamasti see, et sa pead neid nagu, kuidas ma ütlen, sa pead aru saama, mida nad tahavad, eks ole. Tegemist oli kohvifirmaga, kohvifirma oli kohvijoojatele sõnum, et põhimõtteliselt sul on võimalik tasuta kohvi saada ja see töötas nagu ultra hästi. Aga et kui sa ei saa aru, mida su tarbija tahab, siis sul on raske seda sõnumit kokku panna. Aga tarbijamängud täna veel, ma arvan, Facebookis tehes täna Facebooki tarbijamängu, ma arvan, et tulemused on circa 3 korda kehvemad, kui nad olid siin mõned aastad tagasi. Aga see ei tähenda seda, et kui ma saan meiliaadressi 1 euroga, siis see on jumala võit tegelikult, et ma arvan, et seda tasuks kõigil proovida. Ja kui sa siis neid kampaaniaid teed, siis kindlasti Facebook on lihtsalt näide, aga et seda võib teha ka laiemalt selles mõttes, et teha eraldi kampaanialehed, kus inimesed saavad osaleda, registreerida oma ostugas või näiteks, et lähen ostan poest Pätsi saia, registreerin tšeki ära ja loositakse auto. See on hästi tavaline selline jaetarbijate lõksutamise vahend, eks ole. Et seda kindlasti tasuks teha. Ja siis sinna sisse kogu see digitaalne maailm siduda. Nii, mis veel? Altkäemaks, jah. Et anname inimestele, ütleme, et näed, saa mulle meiliaadress, ma sulle raha. Et see on nagu hea plaan selles suhtes, et inimesed enamasti tahavad tasuta asju ja häid pakkumisi ja ütleme siin samas, tulles selle eelneva slaidi juurde tagasi, et kui Eestis väga keegi midagi ei uuri, aga kui globaalseid uuringuid vaadata, siis kui tarbija käest küsida, miks sa jälgid mingit brändi Facebookis või Twitteris või midagi taolist, siis number 1 vastus on tasuta asjad ja soodsad pakkumised ja nänn, eks ole. See on see esimene vastus. Ja siis teine vastus on see, et päris huvitav bränd, mulle see meeldib või midagi taolist. Et siis anna neile seda, mida nad tahavad. Et ideaalis on see mingid väga head pakkumised, eks ole, aga põhimõtteliselt võib meelitada ka täiesti tasuta asjadega, mis on sinu jaoks võib-olla suhteliselt odavad, aga tarbija silmis on nagu suur väärtus, eks ole. Et näide. Mul on üks klient, kes on tehnoülevaatus ja tehnoülevaatus annab oma ülevaatusele tulijatele kampaaniate käigus kanistri klaasipesuvedeliku. Nii, kanister klaasipesuvedeliku, kui sa ostad seda euro alusetäie, maksab alla euro, eks ole. Kui me ütlesime, tule tehnoülevaatusele, me anname sulle 78 senti, siis see nagu ei pruugi väga hästi töötada. Aga kui sa ütled, et sa annad neile tasuta klaasipesuvedeliku, eks ole, siis on seal see point, et see on nagu asjakohane. See ikka läheb vaja ja nagu väga tore, et sa pead aru saama, mis on nagu sobiv ja mis ei ole sobiv, aga see ei tähenda seda, et sa pead pool kuningriiki kaasa panema selleks, et see meiliaadress kätte saada, eks ole. Nii, mis veel? Igasugused vahendid. Vahendid on siis veebis olevad tööriistad, millega inimesed saavad endale arvutada. Kõigi aegade kõige tuntum vahend tõenäoliselt on liisingukalkulaator, eks ole. Et kirjuta siia oma andmed sisse ja siis, kui tahad täpsemat pakkumist, siis võta meiega ühendust. Et ma siin hiljuti suhtlesin ühe päikesepaneelide müüjaga ja siis nende lehel, kohe avalehel oli selline asi, eks ole, et sisesta oma aasta elektrieelarve, paned selle sisse, arvuta ja siin all on küsi hinnapakkumist, eks ole. Kogu moos, sellega on kontakt käes, eks ole. Nüüd, ma ei hakka siin seda asja rääkima selles suhtes, et nüüd, kui varem oli nii, et kui me selle meili kätte saime, siis me võisime teha sellega, mida ise tahtsime, eks ole. Siis nüüd teoreetiliselt kuskil peab sul olema see fine print ka, et sa nüüd hakkad igavesti meilt meili saama, eks ole. Aga mis siis ikka, kirjutad selle sinna, see ei ole selles mõttes midagi keerulist. Aga et sellised asjad, et
näed, mul on tonn on elektriarve, palju näed, mul olen sinna numbrid kuhugi ära kaotanud, aga et siis ma võidan nii ja naa palju, jube tore. Muidugi reaalsuses võiks ka olla selles suhtes, et eeldades elektri hinna tõusu 5% aastas on need tulemused seal, et me äkki ei eeldaks mingeid ebareaalseid sündmusi. Aga ühesõnaga, tehke vahendeid. Igasugused vahendid, kus ta saab nii-öelda mingi hinnangu või mingi arvamuse enda kohta, aga küsi pakkumist või arutame täpsemalt või tule kohtumisele või mingid sellised asjad. Need töötavad hästi, sellepärast et sa oled nende õiges protsessis, õiges kohas, siis kui neil on seda teadmist vaja, et tee seda. Ja siis, kui sa veebis teed mingeid asju, siis ära kirjuta valgega kollasele. Ja siis see ei ole väga hea, nagu UX-i trikk tegelikult. Täname lehed, ehk siis su veebis tehakse mingit tegevust. Enamus meie veebides on see tegevus, eks mingi kontaktivõtt. Kontaktivormi täitmine, hinnapäring, siin samas see asi siin, eks ole. Et kui ma nüüd selle ära täidan, eks ole, siis ma satun mingile täname lehele ja siis seal täname lehel on kirjas, et kuule, et meil on mis iganes ägedad asjad, aga üks nendest ägedatest asjadest võib olla soovitus liituda uudiskirjaga, sest siis hakkad seda materjali, mille peale sa just praegu ühendust võtsid, rohkem saama ja me toome sulle mingit kasu välja, eks ole. Nii, siis nüüd jõuame siis sinna kohta, et kõik need asjad oleks vaja kokku mõõta. Ehk siis see, et keegi siin nuppu vajutab ja vormi ära saadab ja keegi, et siin liitub keegi ja kõik need asjad oleks vaja kokku mõõta. Ja siis see ongi see slaid number 1 Google Analyticsi kohta. Google Analyticsi Spirit Animal on siis surrikaat on see, niimoodi. Aga et kui sul ei ole Google Analyticsis goal'id seadistatud, millega sa mõõdad neid tegevusi, mida sa tahad, et kasutajad liituvad su uudiskirjaga või et nad täidavad su kontaktivorme või midagi taolist, siis on natuke kurb lugu, et kui sa ei tea, mis goal'id on, siis siin on link. Ma usun, et teile saadetakse need failid pärast ka, et te saate neid sealt pealt klikkida. Aga kui sa ei jaksa ära oodata, siis lähed Google'isse, kirjutad Google Analytics goal seadistamine ja siis vajutad esimesele tulemusele. Ja siis saad teada. Niimoodi, lihtsalt igaks juhuks ma kordan üle, et kui sul ei ole goal'id seadistatud, tegevuste goal'id ei ole seadistatud, siis sa teed valesti. Et see on lihtsalt nii. Siis, kui sa neid goal'e näed, et siin on näha, et kui sa lähed Google Analyticsisse, Google Analyticsis on selline koht nagu goals, overview on see põhivaade, mida sa alguses vaatad. Ja siin on näha minu uudiskirjaga liitumine. Et siin alguses oli halvasti ja siis läks natuke paremaks, ikka üles-alla viskame nii ehk naa, et see ei muutu. Aga et sa jälgid seda, mis su veebilehel toimub, eks ole. Nii, mis veel? Ja goal'ide puhul on teine pool on siis ka, et kust kohast meile tulevad need meiliaadressid ja kust kohast need tegevused meile tulevad, et see minu arust Google Analyticsi kõige olulisem raport on siis acquisition ja all traffic ja source and medium ja kui sa sinna lähed, siis vaatad viimast 3 tulpa. Kui sul viimases 3 tulbas on andmed, siis sul on midagi õigesti tehtud. Kui seal ei ole andmeid, siis nagu ma eelnevalt ütlesin, valesti tehtud. Et see on see koht, kuhu loetakse kokku see kõik goal'id, eks ole. Antud juhul see leht, mida ma siin praegu vaatan, see on Google'i enda pood. Google'i e-pood, kus nad müüvad tasse ja kruuse ja särke ja seda kraami, eks ole. Lihtsalt, et nad on selle välja andnud tasuta, kõik võivad sellega liituda ja vaadata, kuidas siis nagu mingi suurem e-pood töötab. Aga mida nad siin mõõdavad, eks ole? E-commerce on siis reaalselt transaktsioonid, et mitu tükki, mitu eurot ja nii edasi või dollarit. Ja siis on, eks ole, purchase completed, see tähendab seda, et tehing sooritatud, siis nad kuidagi mõõdavad mingit engage userit, mis iganes, kuidas nad seda defineerivad, on registreerunud, hakkas ostu vormistama ja siis on smart goals, et ma saan aru, et Google ei saa ilma selle smart goalsita kuidagi hakkama, sellepärast et nad mõtlesid selle välja ja nüüd nad peavad seda kasutama. Aga ilmselt ta läheb sama teed, kuhu Google Plus, et see on nagu suhteliselt mõttetu asi, et seda ei ole vaja kellegil. Aga et ühesõnaga, nii palju siis Google Analyticsi goal'idest, et tehke goal'e, sest et kui teil ei ole goal'e, siis te ei saa aru, millised kanalid töötavad ja millised mitte ja seetõttu läheb raha lihtsalt musta auku, kui te ostate endale mingit reklaami. Nii, ja mõõtmise nagu teine pool on siis see, et testige kõike,
selles mõttes, et seesama suur lätakas, mida ma siin välja panin, eks ole, siis selle testi tulemused, ma viimased mingi ligi 6 aega olen jooksutanud seda testina, AB test, või no ta on siis ABCD test, jah, et nelja variatsiooniga test, kus siis ma näen seda, et kõige kehvem tulemus on liitumise protsent on 3,9, eks ole, ja kõige parem tulemus on 5. Eks on, no ütleme ümmarguselt 4 ja 5. See tähendab seda, et näete, 5000 vormi näitamise pealt ühel juhul mul on 270 liitujat, eks ole, teisel juhul no laias laastus 60 tükki vähem, eks. Et see on nagu jõhker vahe, kas ma saan nagu sellise ühe numbri või teise numbri aasta lõpus, noh, ütleme, see on 60 korda 12, aasta lõpus on see 700 liitumist erinevalt, kas mul on 700 liitumist suurem või väiksem list, eks ole. Et selles suhtes soovitan testida. Ja no kõige lihtsam asi, mida testida on pop-up'id, aga testige nagu kõike. Et kui te nagu pakute välja, et liitu sellepärast, et sa saad X, no võib-olla see ei tööta, äkki kui sa ütled, et liitu sellepärast, et sa saad Y, see töötab paremini, eks ole. Et kas sa saad aru, mida su tarbija tahab, et seda saab testida. Ja noh, meili väljasaatmisel tehke muidugi ka AB-teste ja tehke subjektiteste ja selliseid asju. Aga ma saatsin ka esmaspäeval, eile, jah, saatsin välja ühe meili ja ei teinud AB-testi, sellepärast, et juba kiire oli, ei jaksanud teha. Aga et testimine annab tegelikult meeletult häid tulemusi. Nii, aga siin mul on selline sõna nagu magnet, ja see, mis see tähendab siis, et magnet on siis see, et ütleme inimesele, et kuule, kui sa tahad mingit väga head kraami saada, siis me anname sulle selle kraami, aga me saadame sulle selle meili peale. Ja siis, noh, antud juhul me kunagi tegime, Eke Lainsalu oli sellise kampaania, et ta tegi 12 videot, need videod saadeti välja mingi paaripäevase vahega, aga selleks, et neid saada, sa pidid siis liituma selle listiga, eks ole. Ja see on tõenäoliselt üks kõige efektiivsem liitumismagnet, mida ma elus näinud olen. Et nendest inimestest, kes sellele lehele maandusid, kuskil 44% liitus, pani oma andmed sisse. Selge, sihtimine oli ka täpne, eks ole. Kui ma oleks selle vormi saatnud koduperenaistele ja öelnud, et õpi neid asju, siis oleks võib-olla natuke madalamalt see protsent. Aga me saatsime seda just nendele, kes on mingit sorti müügiga seotud või noh, ühesõnaga, et me teadsime, et huvilised on müügihuvilised ja nad võiksid tahta paremini müüa, eks ole. Ja see töötas nagu ultra hästi, nii et see erinevas formaadis see sama esi jooksis nagu aastaid ja tõi kogu aeg nagu juurde meiliga liitujaid. Ja siis see, et nüüd siit tuleb 12 tegijat tööriista, see on see drip campaign, ja me tilgutame talle jupikaupa selle väärtuse välja. Ja miks jupikaupa? 2 asja. Üks asi on see, et me tahame harjutada teda sellega, et ta saab meilt meili. Aga nüüd uute seaduste valguses, siis põhimõtteliselt sa pead veenma seda ka selles, et ta ikkagi tahab su listis olla, sellepärast, et ma nüüd ärge minu pärast vangi minge, aga et seal on nagu see värk, et täna vist on siis uue seaduse siis maikuust alates, et kui ma selle täidan, siis mul peab olema eraldi see mainitud ära, et ma hakkan tuleviku meililistiga saama, eks ole. Ja sisuliselt, nagu on paljude tarbijamängu seadustega, siis teoreetiliselt vist peab olema võimalik ka saada materjal kätte ilma listiga liitumata. Et seda uurige juristilt, kuidas see täpselt on, aga lihtsalt see ahel tekitab selle võimaluse, et sul on see okei nagu kergem tulema, eks ole. Nii, aga lead magnetiga on siis selline värk, et sa ehitad lihtsalt selline autoresponderite jada, inimene liitub millegiga selle pärast, et ta tahab väärtust saada. See väärtus võib olla sinu jaoks suhteliselt lihtne teha, noh, nagu need samad videod olid. Üks video oli seal paar minutit, eks ole, noh, mõned tuublid ka niimoodi 12 korda, ma ei tea, võib-olla 10 minutit, eks ole, kokkuvõttes oli see paari tunni töö, et see ära teha. Ja see, noh, need 1000 liidid, mis sealt tulid, need olid nagu väga-väga väärt seda. Ja väärtus on, noh, seda ma just rääkisin teile, aga et siis väärtus ongi see, et inimene seda mul on vaja. Et ma isegi olen seda teinud, et liitun mingi uudiskirjaga selle pärast, et saada mingi materjal kätte ja siis, kui ma mingi esimese meili neilt saan, siis mõnikord teen unsubscribe, sellepärast tegelikult ma ei taha nende listis olla. Aga see on pigem
vähemuse käitumine kui enamuse käitumine. Ja kui keegi lõppkokkuvõttes tahab ikkagi su listist ära minna, siis ei tasu ka stressata selle üle, sellepärast et kui ma tulen hakkan sinuga rääkima, eks ole, sa ei taha muga rääkida, siis nagu ma siis ei räägi, eks ole, et räägi ikka nendega, kes tahavad suga rääkida, sest et kui ta ei taha, ega sa ei saa müü ju ka talle midagi siis, eks ole, et lõppkokkuvõttes me teeme seda müügi pärast. No ma teen mõned näited veel, eks ole, et siin on mul on üks sõber, kes teeb päris hästi turundusvärke ja on päris palju kasutanud seda lead-magnetite värki, on siis Laviis, Timo Porval, et turundusvärki teeb peaaegu sama hästi kui mina ja siis jookseb väga aeglaselt. Et siis see on nagu inside joke, et sellest las ta jääb. Aga siis nii, nüüd hüppas liiga palju. No trip-kampaania lihtsalt, et nagu mudel oleks ka pildina olemas, eks ole. Et see, kui pikk see ahel, kõige lühem ahel on üks meil. Tahan saada, tõmba alla PDF juhendiga, kuidas ehitada maja, eks ole. Tõmban see PDF-i alla, saan ühe meili ja siis liitun su regulaarse mailing listiga. Aga see ahel võib olla ka ülipikk, ses suhtes, et minu kõige pikem ahel, mis mul on 30 meili 30 päevaga. Ja selle ahela lõppu jõuab circa pool inimestest, eks ole. Et seal on lihtsalt küsimus, et mis asja sa talle välja pakud selleks, et ta püsiks selles listis, eks ole. Ja üldiselt, kui ma teen, siis lihtsalt viitsimatuse tõttu teen ma need ahela võib-olla siukse 3-4 ühikut pika. Et 3-4 ühikut materjali, head materjali saad küll kätte, mis ütleme niukse 2-3 nädala jooksul inimesele välja saata ja siis ta mõtleb, oi, pagan, siit tuleb nagu seda kulda nii iga päev, et see on nii lahe, et ma sellega liitusin. Sa lihtsalt natuke söödad selle kalakoha sisse siis nagu, eks ole. Nii, mis veel? No siin on näide siis sellest, et lõppkokkuvõttes ei ole liiga pikka ahelat, ta on lihtsalt igav ahel, eks ole. Et see on minu üks ahel, see on 30 tükki pikka, ja siin on siis, et kui paljud on esimese saanud ja kui paljud on viimase saanud. Aga siis, kui paljud nagu listi jäävad, tegelikult siis numbrid on mul mingi 55% ja siis pärast seda, kui nad hakkavad nagu regulaarset uudiskirja saama, siis nad on ühed suurimad avajad nagu selles mõttes, et kui ma segmenti vaatan, siis need, kes ei ole läbi selle trip-kampaania tulnud, vaid mingil muul moel liitunud, siis nende puhul on avamiste ja klikkimise määrad madalamad kui läbi selle ahela tulnud inimestel. Nii, aga mis veel? Mõned näited veel pikkadest ahelatest. See asi on Photopointi veebis olnud vist, ma arvan, 10 aastat või. Igal ju väga pikka aega, nii kaua kui mina mäletan, nii kaua on see asi seal olnud. Ja sealt sa saad, eks ole, 35 õppevideot, eks. Ja Photopoint nüüd muidugi müüb muid asju ka kui fotograami, aga kunagi ta oli fotofirma. Ja siis see on niisugusele algajale fotograafile nagu kärbsepaber, eks ole, et jaa, muidugi mul on vaja teada ja nii edasi. Et sellist materjali, selline ettevõte, ja see ongi tema sisuturunduse tuum põhimõtteliselt, eks ole. Ja lihtsalt siin on näha ka suuremalt see number väljas, et ta on siin 35 tükki on neid siin. Nii, aga siis see ahel, kui sa teed ahelat, siis sa pead selle tegema nii, et kui ta saab seda ja kui ta läbib seda, siis tal on see tunne, et pagan ikka jube head kraami tuleb, et küll ma olen ikka tark inimene, et ma nii targa asjaga liitusin. Saadan sõbrale ka. Et üks asi, mida ma olen tähele pannud seda, et kui sa teed hea ahela, siis inimesed saadavad ahela meile edasi, nagu oma sõpradele. Ja siis minu jaoks oli kunagi hästi suur üllatus oli see, et need inimesed, kes, ma vaatasin, kõik lingid tuleb tagida, UTM tagida, Google Analyticsis, kõik lingid, mis sul mailis on, tuleb tagida. Ja siis ma vaatasin, et meililistiga liitujate seas oli hästi palju neid, kes tulid mailist. Mida? Et mul nagu väike segadus tekkis, et ta on meililistis ja siis liitub meililistiga, aga kui ma natuke tudeerima hakkasin seda, siis tuli välja, et nad lihtsalt, see oli siis praegune saaja, kes saatis oma sõbrale edasi. Ja see on muidugi üks asi, mida te võite iga meili kuhugi esimesse poolde panna, et kui sul on mõni sõber, kes sellest infost võiks kasu saada, siis saada see edasi. Kui sa ütled inimestele, mida nad tegema peavad, siis nad teevad seda ja sellega sa kasvatad edasi saatmise määra. Nii, mis veel?
no quick hack selle kohta, kuidas siis meil see magnet kokku panna, eks ole. Et siin slaidil on niisugused paremad palad on selle asja mõte, jah. Et lihtsalt kunagi, kui ma ühes teises kohas näitasin seda slaidi, siis oli vahetult enne lõunapausi, sellepärast ma panin need sinna. Aga siis mõte on see, et kaardista ära see, mida inimesed tahavad saada ja siis vaata foorumeid, kui sul on olemasolevad kliendid, küsi nende käest, mida nad saada tahavad. Loe foorumeid, blogisi, ei pea Eestist olema, vaata üle maailma, mis iganes keelt sa oskad, mida mingites suurtes keeltes tehakse. Mis on need põletavad küsimused ja teemad, mille kohta sinu potentsiaalne klient infot tahab saada, pane sellest kokku enam-vähem okei materjal. Eesti tingimustes enam-vähem okei ongi täpselt see latt, millest on vaja üle saada, eks ole. Sest et keegi eriti ei tee Eestis neid asju. Ja siis, kui selle enam-vähem okei materjali kokku paned, ma tegelikult mõtlen, et võib-olla võiks parema materjali, kui enam-vähem okei materjali panna. Nii et konkurendi materjali, sinu materjal, et siis teed selle hästi-hästi-hästi palju parema materjali. Aga hästi-hästi palju paremat materjali tehes ei pea sugugi kohe seda ju final producti välja panema. Et ma olen ise teinud sellist asja, et kui ma hakkan seda jõhkralt palju paremat materjali looma, siis ma alguses jupi kaupa. Esimene jupp on valmis, kui ta on nii-öelda minimum viable product, eks ole, siis ma võtan ja panen selle juba välja ja see juba töötab. Ma võin sinna lihaluudele kasvatada ajapikku, aga selles mõttes, et jooksma saab hakata juba, alguses võib hakata kõndima enne, kui sa jooksma hakkad, eks ole. Nii, ja sellega ma enam-vähem jõuangi kohe lõppu välja, et see, kui sul on see magnet olemas, see magnet on põhimõtteliselt see ussike seal konksu otsas, eks ole. Ja siis see lõks ongi siis selles, et sa saadad laiali seda materjali, ükskõik mis kujul see materjal olemas on, aga ta tahab seda saada. See võib olla ka sooduspakkumine, aga ütleme, sooduspakkumiste peal väga pikalt ei sõida, et enamasti on see mingit sorti teadmiste põhine väärtus. Ja selleks, et see väärtus kätte saada, selleks on vaja anda mis iganes kontaktandmeid sa küsid, tänase päeva vaates siis nagu meiliaadress, aga võib-olla ka telefoninumber, oleneb sellest, mis sul vaja on, aga ütleme, kui sul on olemas meiliaadress ja telefoninumber, eks ole, siis sa saad hakata kõmmutama juba Facebooki Pixli või siis Facebooki remarketingiga hästi kõvasti, sellepärast, et ma ei usu, et on väga palju inimesi, keda sa ei saa Facebookist meili ja telefoninumbri abil kätte, eks ole. Siis sa saad, et need, kes veel ei ole su sinna ahelasse sisse tulnud, neid sa saad remarketingiga veel järel noppida läbi Facebooki kanalite. Tegelikult seda saab teha ka selle AdWordsi bänneritega, aga et mitte nii, et tuli ühel korra, ei tahtnud liituda, et siis me jätame selle asja nii. Ei ole nii, siis on see, et ütleme lihtsalt, et näed, siin on bänner, kliki selle peal, sellepärast sa unustasid seal eelnevalt ühe tegevuse tegemata. Et see, kuidas selle sõnastad, see on muidugi päris nii ei pea panema, nagu ma just ütlesin. Aga siis tulemuseks on siis conversion rate, see tähendab seda, et kui sa ütled, et ma nüüd kohe annan sulle mingit väärtust, siis see tõstab märkimisväärselt üles seda liitujate protsenti, eks ole. Sama koguse inimeste juures sa saad paremad tulemused, eks ole, mis siis tekitab kiiremat listi kasvu, aga need ahelad, et kui ma siin ahelatest olen rääkinud sellest väärtusest, mis sinna panna ja nii edasi, tühja see väärtus, see on nende jaoks. Meie jaoks oleks vaja sealt ikkagi müük kätte saada. Nii et need ahela meilides on ka pakkumised ja osta meie asju ja küsi meilt pakkumist ja vaata hindu ja nii edasi. Et see ei ole ainult see, et me saadame mingit sellist nii-öelda, kahepoolne, kes peseb kätte, et nemad loevad, meie anname neile head sisu, nemad ostavad meie head asja, mida meil pakkuda on. Ja siis see küsimus, et kas ise teha või osta minu käest. Mina ei müü, see on ilge jama sellega, aga ütleme nii, et kui me räägime meili tarkvarast, siis seal ei ole mingit küsimust, et see tegelikult tuleks sisse osta, ükskõik kelle käest te seda sisse ostate. Nüüd, kas meili ja sellist listi ehitamist ja sellist meili saatmist, selle magneti loomist teha ise või sisse osta, siis magnetitöö, seal võib-olla võiks kedagi appi võtta, mingit turundustarka ja kujundajat on ikka vaja, kui sa näiteks mingid allalaetud PDF-i teed või midagi taolist. Aga kui sa meili saadad, kui sa lihtsalt meili turundusega tegeled, siis see, et sa saadad meili välja
seda teed ikka ise selles suhtes, et sul on mingi ports materjali, mida sa tahad välja saada, sa paned ta seal mingil meilitarkvara platvormil, paned asjad sisse, saadad ära, sa teed seda nagu tund või paar, eks ole, per saatmine ja selle eest seda nagu sisse osta, ma ei näe, et see kuidagi teeks tööd lihtsamaks, sellepärast ta tekitab ühe komplekssuse juurde susse, sa pead suhtlema mingi teise poole projektijuhiga ja mingi kontrollima ja neid testmeile on rohkem ja protsess läheb pikemaks ja ebamugavamaks, eks ole. Et seetõttu ma arvan, et igapäevane meiliturundus, see peaks kindlasti in-house olema, aga siis võib-olla mingid suuremad asjad sinna juurde agentuuri abiga teha. Nii, ja sellega mul küll on 1 minut veel täpselt aega. Kasutame küsimusteks, ma annan sulle vahepeal selle ühe sisuturunduse tüki üle. Eestlane olla on uhke ja hää on kirjutatud. Kõrvaga rõngas, jah? Küsimusi, kasutame need 20 sekundit. Ja palun. Liigtäheds, millest algul juttu oli, kas seal sa näed statistikas ka, et kui palju siis... Reklaamina näed sa teda täpselt nagu igat Facebooki reklaami, aga siis see, et need andmed, need tulevad sulle failina nagu põhimõtteliselt. Sa võid taga otse oma MailChimpi ühendada, kui sa tahad, et või ma ei tea, et Mikuga rääkida ja saab sinna ka ilmselt ühendada. Ei no, vaat sa näed seda, et inimene klikib reklaamil, siis avatakse see vorm ja siis sa näed, kui palju sul neid vormi täitjaid on, et see on seal isegi vist tabelis numbrina olemas. Kindlasti on, jah, ta mõõdab ju resulti selles, jah. What depends, sa võid ühtepidi ja teistpidi teha, oleneb, kuidas sa reklaam, kui sa teed väga hea reklaami, siis sa mõnikord võid cost per milliga nagu odavama saada, aga jah, sul on õigus põhimõtteliselt, jah. Kas kui nüüd teha seda kampaini on ju, no 7 e-maili näiteks, Nii? ka uue regulatsiooni kohalt, et sa teavitada, see on nagu see nii-öelda läheb sinna igavese alla või... Vaat seal on nagu see, et sa ju, ütleme nii, et ma ei ole jurist, eks ole, et seetõttu ma sulle tegelikult päris vastust ei oska öelda, aga kui ma ütlen sulle, mina ja ettevõtja ütlen sulle tarbija, kuule, ma saadan sulle praegu 7 meili, kas sa vajutad siia okei, et selles mõttes me saame ju asjades kokku leppida, et see nagu ei tohiks midagi väga keerulist olla. Mis küll on oluline, see jälle, ma ei ole jurist, nagu ma jälle ütlesin, aga mis võib olla on see, et sa pead seal kuskil ära mainima või kuidagi mingi linnukese panema, et ta läheb pärast edasi regulaarsesse listi, et see vist on mingi nõue, aga ma ei ole kindel. Olgu.